Ei juhtu just iga päev, et sulle pakutakse äriidee teostamiseks tasuta koolitust praktikutelt endilt, mida paljud meeskonnad peavad juba praegu olulisemaks kui võiduraha ennast. Kui ma olen ettevõtlusest midagi õppinud, siis selle viimase poole aastaga rohkem kui kogu oma eelneva elu jooksul. Ma olin ainult mu klassiõpetajaguna, siis ma ärist ei tea mitte midagi. Et tänu koolitustele mul hakkas mingi pilt kujunema, mis maailm see üldse selline on. Ja tänu koolitustele, ma arvan, saingi palju teadlikumaks. Sinu idee võib kõige karmimalt kohtunikult saada 5 poolthäält, aga ajalugu näitab, et suurem osa ideedest ei jõua teostuseni, sest puuduvad teadmised, raha või toetajad. Idee autor lihtsalt ei tea, kuidas ja kellel oma hea mõte maha müüa. Esitluste peamine viga on selles, et räägitakse liiga paljudest asjadest. Ei keskenduta mõningatele kõige olulisematele. Ega äris ei ole niimoodi, et võidavad need, kes teevad õigeid asju. Võidavad need, kes jätavad valedasid tegemata. Koolituste käigus sundisid praktikutest investorid ja mentorid meeskondi üha jälle endalt küsima, miks sinu toode on hea, kas ta aitab raha ja aega kokku hoida, kus on ostjad ja kes on konkurendid. Ning pidid endale lõplikult selgeks tegema banaalse tõe, et idee on hea, kui minu asi on parem kui kellegi teise oma. Investorit ei huvita, kuidas midagi töötab. Ta soovib teada, kuidas kasumit saab. Ja teine suur viga on see, et hakatakse rääkima väga üldist juttu. Miks seda turul tarvis on? Samal ajal, kui juba kuulaja teab, et seda on tarvis. Ja liiga hilja jõutakse selle, et kuidas me siis ikkagi selle ära teeme. No, kindlasti olen ma hästi uhke selle üle, et meie mentor Aavo Kokk oli hästi produktiivne, tema on loonud Päevalehe raamatute sarja. Et ta andis meile ääretult palju nõu ja ta sundis meid mina pistma sellistes kohtades, kus me ei oleks osanud nagu iseseisvalt selle pealegi tulla. Mentor peab küsima. Ma ei saa sellest aru. Isegi kui saad aru, ma ei saa aru, seletage uuesti. Katsuge seda öelda lihtsamalt. Kas te selle peale olete mõelnud? Muidugi ei saanud pärast koolitusi kellestki üleöö Bill Gatesi, aga suurelt mõtlemise oskuse said kõik meeskonnad selgeks. Kõik koolitajad minu arvates tõid meeskonna välja ja selle, et tuleb suurelt mõelda. Ma kindlasti mõtlen suuremalt kui varem. 20 poolfinalistile andis oma õnnistuse kaasa isegi minister. Mis viib nagu Eesti majanduskriisist või langusest välja ja mis annab sellise tuleviku perspektiivi ja kindluse. Ja see vastus ongi ikkagi selles, et rohkem ettevõtlikke inimesi, kes reaalselt julgevad panustada ka siis oma ettevõttesse ühel või teisel moel, panna oma äri püsti. Proovime kõik ükskord ära alustada oma ettevõttega ja ärme kardame läbi kukkuda.